No järgmist lugu alustame lustlik küll, aga autopagasnikust, sellepärast, et universaalkirjaga auto Eesti inimesele väga meeldib ja näiteks seda täpselt samal põhjusel siin autopagasiruumis on väga mõnus magada, näiteks suvel. Uus Mazda 6, õigemini Mazda 6 facelift on välja tulnud ja see, mis minul selle auto puhul kohe silma ja ongi see, et see on ikka tõeliselt suure pagasiruumiga ja väga mugav on siin sees ka minu kehakaalu juures olla. Mis aga auto täpsemalt ennast kujutab, sellest hakkame kohe tähtsamate inimestega rääkima. Et nagu me näeme, et auto nina on veelgi ilusamaks muutunud, kui ta oli varem, et need esituled, see esipamper, ilupõre, see udutuled, need on kõik juba täiesti uue disaini saanud. Nii et seda teemandit on veel rohkem lihvitud ja ka taganttuled on muutunud. Ma sain aru, et auto on ka vahe sees, millise varustusasemega auto on, et võtad madalama oma vähem muutusi ja mida kallim seda rohkem. Jah, täpselt nii on. Et Premium siis on seest rohkem muudatused saanud. Premium Plus on nii väljast kui seest ja Luxury on ka nii väljast kui seest muudatused läbi teinud. No kohe, kui sisse vaatad, siis tundub kohe esimene asi see suur ekraan, paneel seal, et selle armatuuri peal nupud on kuidagi paiknemas teistmoodi natukene. Jaa, kogu sisemine ilu on veelgi soliidsemaks muutunud. Kõik need materjalid on veel oskuslikult valitud heast kvaliteetsest materjalist. Nahka on oluliselt juurde tulnud nii armatuurlauale kui armatuurlaua peale, mis kõik seda soliidsust juurde annab ja just ergonoomikale on seal tähelepanu pööratud, et ei ole ka enam klassikalist käsipidurit, vaid on elektrooniline käsipidur. Ja see suur ekraan, mis kogu selle info juhile kätte toob, on ka nüüd 7-tolline ja eestikeelse menüüga, nii et väga hästi jälgitav. No üks asi on kindlasti, mida me ei näe, on see ju, mida sõites tunneb inimene oma kehaga, et mida sellest peaks praegu tundma, sest Mazda 6 on tegelikult üsna pehme auto juba niigi. Just, et vedrustust on nüüd veelgi täiustatud, mis meie auklikel teel seda sõidumugavust suurendavad. Ja ka vaiksuse koha pealt on elisolatsiooni nii ustesse autokatusele põhja alla lisatud, mis omakorda seda sõidumugavust suurendavad. Nii et igal juhul soovitan tulla proovima, et see on hoopis teine auto. Kas hinna vahe on ka? Tavaliselt facelift justkui ei peaks muutuma hind kallimaks või ma valetele praegu? Meie suureks rõõmuks ongi see, et hind seekord ei muutunud, kui võib-olla isegi pisut soodsamaks läinud, nii et selles suhtes oleme kõik väga rõõmsad koos klientidega. Ma saan aru, et müügimees toob meid ikkagi välja ka, et autot vaadata on tore, aga sõitma minnes on siin vist midagi turvalisust juurde pandud. Just, et turvalisuse koha pealt tahaks veel paar head sõna öelda, et uuenenud Mazda 6 on nüüd suurendatud tagant läheneva liikluse monitooringu raadiust. Lisaks väga hea asjana, mida varem ei olnud ristiliikluse monitooring, et näiteks igapäevane elu tagurdate parklast välja, aga te ei tea, kes seal taga on, siis juba teil radaritega monitooritakse seda infot peegli peale. Nii et see on üks väga hea ja turvaline asi ja lisaks sellele on veel intelligentse linnapöörduse abil tekkinud selline lisafunktsioon, kui ta ennem rakendus ainult edasi sõites, siis ta nüüd rakendub ka tagurdades, on suuteline ise auto seismiseni pidurdama. Ja lisaks see, et reahoidmisandur, mis ennem ainult hoiatas, siis ta täna juba hoiab rooliga vastu, mis on jälle väga hea asi ja ka need tuled, kui ennem oli halogeen, siis uue põlvkonnana on nüüd LED-id tulnud, mis on oluliselt parema valgusvihuga nii kaug kui lähi kui udu, nii et igati soovitan neid meie pimedas kliimas.